No nii, halloo. Hallo, Ahah, no pilti. pilti ma küll kahjuks ei näe, aga... jah, et Ahah. levi vist ei ole No niimoodi. ühesõnaga tervist siis Eiki Ainsalu, Tiit Eiki Ainsalu Moostest ühesõnaga ja teeme suga väikse sükse videointervjuu, et noh, täna südaööst vastu homset 18. mais siis kaob see eriolukord Eestis ära ühesõnaga ja millised on sinu plaanid nüüd, kui nii-öelda eriolukord ära kaob? No plaanid on ikka nii, et tuleb tööga edasi minna, et ega siin nüüd ütleme, see kaotatud aeg, noh, seda nagu tagasi ei saa teha kuskil poolt, aga ikkagi pakkuda rahvale seda, mida nad ootavad ja kõike seda ka, ütleme ikkagi, mis nagu siin tulekul on. Neid on ikka päris palju juba, et see autoralli, mis ära jäi ja lükkus edasi, see on tõenäoliselt juba 4. juuli. Et on ka siukesi peokorraldajaid, kes on juba ühendust võtnud. Ja saad sa ehk nüüd öeldagi ära, et millised need või kus koha peal siis nagu need lähima aja nagu esinemised on juba planeeritud? No eile sai räägitud Zodiagi ja Leaga pikalt ja laialt ja kahtlused olid mul endalgi, et kas see üritus nagu toimub või ei toimu. Et tõenäoliselt siis ikkagi nüüd on ju, kuna luba on antud ja peame nagu neid turvalisuse piire nagu jälgima, siis antud luba kuni 50 inimesele siis nagu peole tulla 5. juunil. Et vot siukene üritus on seal juba tulemas. Ja no loodetavasti siis 5. juuni õhtul. et need erapeod, mis meil siin ära jäid ja siis ma ei tea, Viljandis ja siis mis see oli, Põlva Life ja siis, et need ka võib-olla tulevad mingil aeg. No kindlasti, et no ma usun, et klubiüritused tõenäoliselt lükkuvad ikkagi sinna sügisesse. Ja räägi sa et see, ütleme, koroona. Ja räägi, sa oled kindlasti teinud uusi laule ja värke ka ja on mürki tulemas, et vaatan, et sa tihedasti oled jaganud neid YouTube'is ja Facebookis ja... Eks uut muusikat peab tegema peale, et ütleme, et rahvas ju ootab midagi uut ka ja ei saa ju edasi minna ainult vana. Ehk siis vanema toodanguga. Et kogu aeg peab midagi tootma ja uusi laulu tuleb veel ja veel siin. Et eks need käed-jalad on ikka tööd täis. No vot, nii et ei ole midagi, et oled istud kodus, aga kodus ega teed, et pane jalad seina peale. No tegelikult see aeg läheb nii kiirelt, et ütleme, kui ööpäevad siin mingi 2 tundi muusikatööd teha, siis ülejäänud aeg lase lenda. Et siin, noh, eks ikka üritan sportida ja siin, ütleme, loodusesse tõmmata ka, ütleme, pereliikmeid. No et siukene... Kas teie kandis ei ole lumelörtsi tulnud, et siin oli Facebookis jagati pildid, kus on suisagi maimemmed tehtud seal, et võililled pandud lumememmele peale ja sellised naljad ühesõnaga? No päris maimemme me ei saa teha siin, aga ütleme ikkagi praegugi on vihmane, et siukene sügisene ilm on väljas, et tuuline ja vihmane ja ega nüüd eriti midagi kiita ei ole siin, ütleme viimane nädal, mis on olnud. Aga enne seda olid ilusad ilmad ja siis sai ju lussitud väljas lausa, et igal pool siin looduses käidud ja korvpalli mängitud ja kõike muud ka perega ette võetud. Ja samas ma tegin sulle siin just ettepaneku ka, et noh, kuna nüüd on see kodanikupalga see teema nagu võetud avalikult välja sõnaga, et on võimalik allkirjastada see värk jääle anda, et kodanikupalgaga hakkas Riigikogu tegelema, ma tegin sulle ka ettepaneku, et võib-olla teed kodanikupalga teemalise sükse mingi tantsuloo suisa või sellised, et oleks nagu päevakajaline laul kohe. No täitsa võimalik, et midagi siukest annab ju välja mõtelda, et aga selleks on vaja sobivat tausta ja idee mõte on olemas, siis on kõik võimalik. Et siinkohal ma ütleks tänusõnad ka poliitikule Andrei Korobeinikule, kes selle kodanikupalga selle teemaga nagu Facebookis ikka sõna võtab ja nii, et tema nagu sellega tegeleb sõnaga, et teised võiks seda sama järgida.
loodame, et elu läheb Eestimaal rööbastesse, sest tegelikult ütleme see viiruselaine, et no tõesti ütleme, ise nagu soovin, et kõik oleks turvaline ja kõik olekski terved, et see nüüd uus laine peale sügisel ei tule, et see annaks ikka väga suure majandusliku põntsu Eesti riigile. Ja siinkohal ma tahaks öelda teistele inimestele ka selle ära, et need, kes olid harjunud, ütleme, nendes kohtades nii tasuta bussiga sõitma, kus see bussisõit tasuta nagu ei olnud, aga eriolukorras saadi tasuta sõita, et nüüd alates homsest, et vaadake, et teie need ühiskaardid oleks ikka raha laetud või nii, et korras, et homsest alates on juba kõik endine, et oma tasuta bussiga sõita ei saa nendes kohtades, kus siiamaani on tasuline olnud, et see eriolukord lõpeb ära. Aga jaa, et kindlasti suvel paneme rõhku siin erapidudele, et kellel on ikkagi juubel ja kellel on, ütleme, seal mingid muud tähtpäevad või suvepäevad firmadel, siis saavad ju kõik meid suvel kutsuda. Loomulikult. Ja küllap neid kutsumisi tuleb, nii et ega me teeme ka sellist erisugust show'd ja sõnaga, mida nagu teised nagu ei tee, ühesõnaga, et ikka silmapaistev värk. No jah, et neid show-artiste on vähe tegelikult, et tahakski tervitada. Ja sul saab ju 26 aastat ju nüüd mai lõpus täis selle DJ või selle meelelahutustööst nii-öelda. No jaa, et see kuupäev hakkab lähenema. No võt. Et see aeg jah lendab ja eks vanadus tuleb peale ja ei teagi, kaua jõuab seda asja edasi teha. No pole midagi, loodame, et asi läheb ikka täie rauaga edasi sõnaga ja nii, et aga nüüd siis kutsume siis kõigepealt nagu rahvas siis Zodiaki, et kuni 50 inimest vist oli võimalik sinna vastu võtta või? Ja piletid on eelmüügis, info on Facebookis ilusti kirjast olemas, kuidas saab eelmüügis piletid osta, saab ka koha pealt osta. Aga tahad sa öelda ka, et palju see pilet nagu maksab? Eelmüügist on 3 eurot, et me ei lähe seekord üldse vaata millegi teenistuse peale, vaid me lähemegi nende tõttu välja, kes on avaldanud siin meelt, et jumala pärast, et miks ei ole nüüd tükil ajal olnud niisuguse üritusi, siis väga paljud nutavad neid just Zodiaki pidusid taga. Et tulles rahvale vastu. No vot, nii et hoiame siis pöialt, et esimene üritus tähendab üle hulga aja või peale selle eriolukorra, et läheb kõik kenasti, sõnaga, et rahvast tuleb ja sõnaga. Siis me oleme Zodiakist tagasi alles septembri alguses ja tõenäoliselt oled ju siis sina ka ju seal. No jah. Et soovime siis kõikidele head tervist kõigepealt ja siis kõige paremat ja ilusat nii-öelda suveootust. Ja et kohtume siis sellega kas kontserdilavadel või siis klubiüritustel, et nii nagu vastavalt olukord on. Aga teeme nii. Kõik head ja tšau. Tervist kõigile ja rõõmu. Ja, tšau.